Tere hommikust! Ma otsisin video tegemiseks praegu nii kaua kohta, et mul oleks peaaegu meelest ära, millest ma üldse rääkida tahtsin. Mõtlesin, et pole ammu videosse rääkinud. Hakkasin hommikul kirjutama jälle ja siis mõtlesin, et see kuidagi räägiks hoopis. Ja tahtsin rääkida selgroost. Ja mul hakkas see mõte jooksma hoopis teisest kohast, aga praegult kuidagi mõtlen. Ja sellepärast ma polegi ammu videosid teinud, et mul on nii pikad ja nii palju neid mõttepause vahepeal. Aga ma püüan kuidagi niimoodi, et ma ei mõtle väga pikalt. Või siis lihtsalt vahepeal lõikan välja need siis, mis on ka variant. Okei, ühesõnaga siis selgroog. Miks ma selle selgroo peale üldse mõtlema hakkasin? Ma mõtlen tegelikult selgroost päris kaua. Päris pikad viimased ajad juba. Sest et mul on kuidagi hakanud juhtuma ägedad asjad elus. Jälle. Aga see on ainult positiivne, mulle väga meeldib. Aga need mõtted ja need asjad, miks on hakanud või mis on hakanud juhtuma, need on kõik seoses minevikuga. On mingid asjad, mis on hakanud üles tulema ja uuesti välja tulema isegi, millest ma enam ei teadnudki, et nad veel niimoodi mõjutavad. Ma tean, et asjad jäävadki meid mõjutama, sellepärast, et me ju ei saa üle oma traumadest. Selles mõttes, et me saame üle ja unustame ära ja nii ongi. Et päris nii see ei käi. Et me saame õppida nendega juba hakkama saama. Mul 100 mõtet korraga jooksis praegu pähe, sellepärast, et ma hakkan praegu rääkima millestki, millest ma tegelikult ei tahtnud rääkida. Aga nendest mitte ülesaamistest ja hakkama saamistest ma olen varem ka rääkinud. Ilmselt jäängi rääkima, sellepärast, et mulle väga meeldib see teema. Ühesõnaga, see on eraldi pikem teema. Aga kuidagi on hakanud tulema mingid sellised olukorrad ette, kus jälle uuesti on hakatud mulle ütlema, et sa oled nii tugev. Ja kuidas sa nii tugev oled? Ja siis ma olen ise ka hakanud mõtlema, et mul pole aimugi. Ma ei tea. Aga jällegi mõeldes tagasi kõigele, ma olen ikka fucking tugev. Ja teate miks tegelikult, mis seal taga on? Mul on selgroog. Ma üks päev, siin mingid päevad tagasi, see on ka üks äge asi, ma avastasin, et kõik asjad, mis mul elus juhtuvad, kõik asjad, mis ma räägin, kõik on paar päeva tagasi. Et kõik asjad on paar päeva tagasi, aga ülejäänud. Ühesõnaga paar päeva tagasi ma täitsa pekkis, ma unustasin praegu ära, mis ma öelda tahtsin. Paar päeva tagasi ma hakkasin mõtlema, et mul on selgroog. Ma ütlesin, et mul on kiiksuga totakas selgroog. Sest ma ei oska seda mitte mingi muu moega seletada. Kõik see, mis ma olen enda elu jooksul läbi teinud, ma ei tea reaalselt siiralt mitte ühtegi inimest, kes on kõik võimalikku ära kogenud halvas mõttes. Ja ta seisab ikka püsti. Ma üldse ei tea mitte ühtegi inimest, kes on selles vanuses, nagu mina olen.
ma ei ole tegelikult vana. Mul on üle poole elu veel ees. Ja ma olen juba kõik ära kogenud. Et mis veel? Mis veel võimalik on, sest kõik on tehtud juba nagu halloo. Ja samal ajal siis nagu, et kuidas ma kõik selle vastu olen pidanud. Sest need ei ole positiivsed asjad. Need ei ole head asjad. Need on päris karmid asjad. Väga, väga, väga lõhkuvad asjad. Ma mäletan, et kui ma olin 17 või 18, siis ma olin juba kogenud läbi asju, mis nii mõnigi, mis jääbki mõne inimese ainsaks selletaoliseks kogemuseks terve elu jooksul. Ja ta on sellest ühest asjast või kahest... Tavaline inimene on sellest ühest asjast juba nii mõjutatud, et ta terve ülejäänud elu tegeleb sellega, et sellest üle saada. Selleks hetkeks oli minul kogetud ära neist võimalikest elu jooksul kogetavatest asjadest. Ma isegi ei saa kokku lugeda neid praegult. Väga palju. Ja siis üks väga kallis inimene küsis mu käest, et kuidas sa naeratad ikka veel? Kuidas sa suudad nagu? Ta lihtsalt vaataski mul otsa ja siiralt lihtsalt, et kuidas sa jaksad? Kohve aitab alati. Ühesõnaga, perse. Ühesõnaga, ma ei tea, mismoodi ma olen kõik nagu, mismoodi ma olen hakkama saanud ja mismoodi ma ikka veel naeratan. Ma ei tea. Aga ma tean seda, et mul on see selgroog. Ja see ongi see. Mul on kiiksuga totakas selgroog. Ja tegelikult nii paljudel oleks vaja seda selgroogu. Nii paljudel. Ja ma tean, et hästi paljudel ei ole. Sest et ääretult palju on neid inimesi, kes kogevad enda ühe raskuse ära. Või 2 traumaolukorda. Ja need võivad olla ükskõik mis traumaolukorrad veel. Et seal ei ole mitte mingit vahet isegi. Ja nad kukuvad kokku. Nad ei tõuse enam püsti. Nad jäävad kinni. Nad jäävad sinna kinni. Ja terve ülejäänud elu nad veedavadki mõeldes selle olukorra peale. Mõeldes selle peale, mis neil juhtus. Ja nad isegi... Kui nad lihtsalt mõtleks selle peale, see oleks ka okei. Sellepärast, et need olukorrad ikka tulevad üles kuskil. Ikka midagi juhtub ette, mis tuletab meelde. Midagi, mis jälle trigerdab seda mälestust või midagi, mis paneb jälle, et kurat, ja mul oli samamoodi ja ma tean küll. Et jaa, see olukord on mulle tuttav. Nad isegi jää niimoodi lihtsalt mõtlema, nad jäävad kinni. Ja see on probleem.
mismoodi mina olen välja tulnud nendest või välja tulnud jah vist. Ma hakkasin mõtlema, kas ma ütlen nüüd üle saanud, aga ma ei ole ju üle saanud, sellepärast et me ei saa üle. Me saame hakkama. Ja me tuleme välja. See on see ülesaamine. Ma natukene arvan, et inimestel on maalitud ette siukene natuke vale arusaam sellest ülesaamisest, oma asjadest ülesaamisest. Ja kuna on maalitud ette selline vale pilt, siis tekivad valed ootused. Et kui inimene läheb teraapiasse murega, mingi meeletu suure murega, ja terapeut hakkab talle ütlema, et jaa, me saame üle, me teeme su korda, siis tekib tegelikult vale ootus. Tegelikult minule meeldib ära seletada, et jah, sinuga juhtus see. Aga mulle meeldib ka ära seletada hästi leebelt muidugi ja hästi valitud sõnadega, et see jääbki sinuga koos käima terveks sinu eluks. See on fakt. Sa saad hakkama sellega. Su suhtumine muutub. See, kuidas see asi sind mõjutab, see muutub. See ongi see, mida sul on muuta vaja. Seal ongi sinu selgroog. Ja selle vale arusaamaga, mis on nagu, või vale muljega või vale ootusega, mis on peale pandud hästi paljudele inimestele oma valudega seoses või traumadega seoses, ongi see, et kui need traumaolukorrad uuesti välja tulevad või uuesti üles tulevad või uuesti trigerduma hakkavad, siis nad hakkavad mõtlema, et ma ei olegi veel üle saanud. Asi on minus. Ma olen liiga vähe veel tööd teinud või ma olen liiga vähe või ma olen vale. Seal tekibki vale. Sa oled ise vale. Kui sul on tekitatud vale arusaam mingist asjast, siis tahtmata inimene võtab selle omaks, üheks enda osaks, selle vale, ja ta adopteerib selle nii ära endasse, et hakkabki mõtlema, et tema on vale. Tegelikult ei ole. See, mida sul on räägitud sellest asjast, see on vale, see info on vale. Sina ei ole vale. Sul on lihtsalt natukene teistmoodi info. Tegelikult meil on kõigil see selgroogi olemas. Ma hakkasin praegu mõtlema, et algselt ma tahtsingi rääkida sellest, et ma tahtsin selgroost rääkida. Nojah, tegelikult ma ikkagi räägin sellest selgroost. Jälle ma hakkan enda peas kõva häälega analüüsima. Ma räägin kogu aeg niimoodi kusjuures ja kõva häälega. Jumala äge tegelikult. Aga te kindlasti teate, et on sellistest väljenditest nagu, et tal ei ole üldse selgroogu või et kasvata selgroog või et kõik võimalik, mis on selle selgrooga seoses. Ja mis see tähendab? Mis see selgroog on? Selgroog on see, mis hoiab meid püsti. Kui meil oleks selgroogu, siis me oleks omadega perses. Sõna otseses mõttes, sest meil ei oleks selgroogu. Meil oleks peapidi perses. Palun vabandust väljenduse pärast. Aga ma leian, et vahel on vaja selliseid väljendeid, sest see jõuab kohale. Ja kusjuures kõige ägedam on see, et see jõuab kohale ainult sellepärast, et see tõmbab tähelepanu. Sest tänapäeva maailmas ei ole võimalik enam mitte midagi rääkida ilusti, kui sa tahad inimestele rääkida. Kui sa tahad laialt massidele rääkida, vaata. Sa ei saa rääkida pehmelt, sa ei saa rääkida ilusti. Sa pead panema sinna sisse selliseid väljendeid, mida kuulama hakatakse. Ja kui ma ütlen, et kui meil selgroogu ei oleks, ma oleks peapidi perses, siis see tõmbab tähelepanu. Tõmbas ju. Aga see on fakt. Sest meil ei oleks selgroogu. Selgroog on see, mis hoiab meid püsti. Et me ei oleks perses. Mis see perses olemine tähendab? See tähendab seda, et sa ei toimi. Sa ei funktsioneeri. On ju? Sa oled perses. Pool maailmat on pekkis omadega. Sest meil ei ole selgroogu. Meil ei ole keegi kunagi õpetanud, et
et kas või lihtsalt see prosta, saa hakkama. Lihtsalt saa hakkama. Ma tean, kuidas see kõlab, ma tean, et sellel on pandud nüüd nagu siuke negatiivne maik juurde, aga tegelikult see on fakt, saa hakkama. Mis muud valikud sul tegelikult siin elus on? Me oleme tulnud siia ilma kogema. Me oleme inimesed. See ei ole lust ja lillepidu. See käibki niimoodi, et meil on raskused. Ja see selgroog on meil selleks, et me tuleks sellest raskusest välja. Ei saaks üle, aga tuleks välja. Me oleks ikka püsti. Me püsiks ikka püsti. Ükskõik, mis juhtub, me ei kukuks pikali. Me ei läheks perse. Meil on vaja selgroogu. Ja minul on see selgroog, mida on tervel inimkonnal vaja. Minul ongi terve inimkonna selgroog. Mul on päriselt selline tunne vahepeal. Täiesti lõpp lihtsalt. See on absurdikomöödia, kui ma hakkan mõtlema. Ma olen praeguseks ära kogenud nii palju. Ja ma olen ikka püsti. On küll olnud hetki, kus ma olen ka pikali. Sest selgroog ikkagi kannatab ainult nagu mingi raskuse ära. Ja siis ta hetkeks nagu vajub pikali ära ikkagi. Aga ta tõuseb püsti. Ta ajab mind püsti. Sest et me unustame ära, et need kogemused, mis me saame, need on nii valusad. Muidugi on valusad. Aga meil on vastutus ja meil on kohustus. Me ei ole süüdi nendes asjades, mis meiega juhtuvad. Me ei ole süüdi. Aga meil on vastutus neist välja tulla. Sellepärast, et mul on vahepeal siuke tunne, et need inimesed, kes jäävad kinni nendesse traumadesse, nad natukene nagu oleks isekad seal juures. Ma tahaks öelda. Ma tean, et see kõlab julmalt. Aga siuke tunne nagu nagu päike hakkaks käima ümber nende. Et nad peavad olema tähelepanu keskpunktis. Ohvrimentaliteet on see, mis siin tänapäeva maailmas hästi tugevalt üleval on. Me oleme ära hellitatud. Me oleme reaalselt ära hellitatud. Sest me arvame, et kui meiega midagi juhtub, siis kõik peavad meile peale puhkuma. Kõik peavad meile peale puhkuma. Kõik peavad meie eest hoolitsema ja meiega arvestama. Kõik peavad. Sest ma sain haiget ju. Kuidas sa ei näe? Kuidas sa aru ei saa? Mul on nii valus. Aga vaata, kusjuures see hääletoon seal juures hakkabki selliseks muutuma. See ei ole enam see, et nagu mul on nii valus, palun ära tee. See on see, kuidas sa ei näe? Mul on valus. Lõpeta ära. See on ülbitsemine. Jah, see ei olegi enam ohvrimentaliteet, see on mingi egopõhine teema, mis käib. Aga mitte keegi ei olegi öelnud sellele, nagu mingist hetkest ongi lihtsalt see, et nagu tegele sellega siis. Ilmselgelt see häirib su elu. Tegele sellega siis. Avastasin jälle, ma lähen julmaks. See on üks põhjus, mille pärast ma ei ole neid videosid, selliseid neid asju ammu teinud, et ma siis räägin ja ma ei mõtle läbi vahepeal ja siis ma panen emotsiooni ka veel sisse. Ja siis ma võin natukene karmiks minna, et kui ma kirjutan neid jutte, mis ma kirjutan, need artiklid, mis ma üles panen, et siis ma ikka kustutan vahepeal ja kirjutan uuesti ja kirjutan ümber, sest teen leebemaks. Aga kui ma neid videosid teen, vaata selliseid, siis mul ei ole seda, et ma nüüd kirjutan lause ära, loen selle uuesti üle ja mõtlen, et tegelikult vist peaks natuke leebemaks minema. Aga no kurat, ma praegu mõtlen ka, et see on üks osa sellest ära hellitamisest.
Me oleme nii leebeks läinud üksteisega, mitte keegi ei ütle kellelegi enam midagi karmi välja, sest keegi ei julge öelda seda. Issand jumal, mis siis saab, appi ma teen talle haiget, appi ta solvub. Kusjuures ongi, see ei ole enam see haiget saamise valu. Sa ei tee haiget enam kellegile. Kõik solvuvad lihtsalt. Kellelegi ei tohigi midagi enam öelda, sest ta solvub. See hirm. Inimestes sees on see hirm. Et ma ei saagi midagi öelda, ta solvub. Ja mina ütlen praegu selle peale, et saa hakkama siis. Jah, ma ütlesin mingisuguse karmi tõe välja. Jah, ma ütlesin sulle midagi, mille peale sa solvusid. Aga sorry, keegi ei ole sul kunagi varem öelnud seda võib-olla, aga sa oled ikka tropno. Saa hakkama, saa üle. Päike ei käi ümber sinu. Jah, sul on valus. Ma tean kõike sellest, mis tunne on siis, kui on valus. Päriselt, ma tean kõike sellest. Ei ole asja, mida ma ei ole kogenud. Luumurrud. Üks asi. Tõsiselt, neid ei ole mul olnud. Sidekudede rebendeid on mul küll olnud. Aga kondid on mul siiamaani veel terved. Aga kõik valu, mis annab siin teha või siin teha, ma olen kõik selle ära kogenud. Seal ei ole asja, mida ma ei ole kogenud. Saa hakkama. Sest sul on kohustus hakkama saada tegelikult. Sul on kohustus sellest välja tulla. Sest inimesed sõltuvad sinust. Sa ei tohi tekitada enda ümber olevatele inimestele ka valu. See on nagu kättemaks neile selle eest, et sina kannatad. Ja hästi palju on seda. See ei ole enam see valu, millega nagu, see ei ole enam see päris valu. Ja ma tean, kui paljud inimesed praegu karjuvad, et mul on ikka nii valu, sest ma juba 10 aastat tegelen mingisuguse ühe teemaga. Ma tegelen 20 aastat. Nagu topelt. Ma ei taha kedagi maha teha. Aga lihtsalt fakt on see, et saa üle. Sa pead saama üle. Me peame üksteisele selgeks tegema selle, et me ei saa jääda kinni, me ei saa lubada endale jääda kinni mingisugustesse asjadesse. Meil on vaja seda selgroogu, seda uhkust, seda totakat, seda isekust isegi. See on see isekus, mida vaja on. Et hakkama saada. Sa pead olema niivõrd isekas, et mitte koti, et sa tegid mulle haiget. Mul on kopp ees. Ma tahan välja sellest. Ma olen paremat väärt. See on see isekus, mida meil vaja on. See isekus ja see ülbus. See ego. Jah, sa tegid mulle haiget. Ma ei ole nõus sellega. Ma ei lepi selle. Ma ei kavatsegi leppida sellega. Miks ma pean? Mis asja? Kes käsib? See on see selgroog, mida on vaja inimestel. See on see selgroog, see on see uhkus, see on see isekus, see on see ülbus, see on see... Ma tean, et seal laiemalt on taga see eneseväärtustamine, enesehinnang ja sellised asjad. Aga fakt on see, et see on tegelikult lihtsalt isekus ja ülbus. Seista iseenda eest. Selle koha pealt on need omadused väga head, kui sul nad on. Hästi palju on räägitud, et ma olen jumala üksi kodus ja uks läks kinni teisest toast praegu. Kuigi minu kodus, kui üksi me tegelikult oleme. See kõlas natuke liiga kriibilt. Aga nii on. Selgroog. Meil on vaja selgroogu. Ja ma mõtlesin ka seda, siin just nädalavahetusel ma õhkasin välja, et see raamat, mida ma enda elust kirjutan, et see ei olegi enam lihtsalt raamat. See on õppematerjal. See on omamoodi õppematerjal, jah. Ja ma arvan, et see lähebki õppematerjaliks. Sest et ma ei kirjuta seda raamatut lihtsalt oma läbi elatud asjadest. Lihtsalt. Oh, issand jumal, minuga juhtus see asi. Ei,
ma ei ole see. Neid raamatuid on juba piisavalt. Aga ma kirjutan seda kui analüüsi, miks ja ma analüüsin kõik läbi. Ma kirjutan sinna juurde lahendused. Ma kirjutan sinna juurde, mismoodi ma sellest välja tulin. Ja kõige ägedam on see, et mingi sekundil, kui ma hakkasin uurima seda inimpsühholoogiat ja hakkasin nagu õppima neid asju, siis ma avastasin, et ma ei ole õppinud praegu, ma olen nii palju kursuseid läbi teinud. Ja ma päris siiralt tegelikult ei saa öelda, et ma kuskilt midagi otseselt uut oleks õppinud. Küll aga ma olen aru saanud, et inimesed peavad õppima neid asju, mida ma olen lihtsalt ise teinud. Mis on huvitav. Et see on naljakas. Mul on muidugi äge õppida ikkagi, sellepärast, et see on osalt kinnitus, et ma olen asju õigesti teinud. See on tihti mulle endale üllatus, et ma teadsin juba seda, ma tegingi nii ju. Väga huvitav. Et see on mingis õppematerjalis sees, mida inimesed ümberringi kuulevad esimest korda, aga ma olen selle juba läbi teinud. Ise! Nagu ma ei teadnudki, et see on mingi asi. Ja ma lihtsalt ise, ma ei tea kuidas, ma ei tea, mismoodi ma teadsin ja ma ei tea. Sest ma olin nii väike, kui ma hakkasin neid asju ise tegema. Mul on üks lemmikutest juttudest on see, kui ma räägin, kuidas ma lugesin muinasjutte, aga mitte lihtsalt sõna-sõnalt. Ma lugesin neid analüüsiga. Ja ma olin siis väike. Ma olin laps. Ma olin väga väike laps siis. Ja ma lugesin ja siis ma juba analüüsisin ja mõtlesin ja vaatasin sõnade taha ja siis oligi see, kus ma siin paar päeva tagasi jälle. Ma ei saa sellest fenomenist aru, aga okei. Paar päeva tagasi õhkasin, et kuidas mul jooksevad mõtted niimoodi segamini? Okei, see on ka nüüd üks põhjus, mille pärast ma pole ammu videosid teinud. Mul on aega mõelda siis oma mõtted sirgu ja siis jätkata selle teemaga, mida ma just kirjutasin. Sest ma kipun laiali minema, jah, mul on vaja fookust hoida. Aga mul on kokkuvõttes kõik ongi oluline. Kõik asjad on omavahel seotud. Väga raske on rääkida niimoodi, et sa püsid faktipõhiselt ühes teemas. Ikka sa tahad ju näiteid tuua ja mulle meeldib kangesti metafooridega rääkida. Et see õppematerjal ühe sõnaga siis. Siis oli, mida ma öelda tahtsin. Tõesti naljakas kohe. Ma juba mitu korda üritan seda välja öelda ja kogu aeg läheb segamini. Kogu aeg läheb mõte kuskile, ma ei tea kuhu rändama ja siis ikka ei saa öeldud nagu. Et huvitav. Äkki ma siis ei peaks seda ütlema. Võtame seda siis kui vihjad. Ma peangi õpetama. Ma pean õpetama seda, kuidas seda selgroogu hoida, tagasi kasvatada. Ma tahan seda õpetada, sest see on ülivajalik. Sest meil on praegu täielikult selgrootud. Kusjuures kõige ägetam on see, et meil on sõna otseses mõttes selgrootud inimesed tänaval ringi kõndimas. Kes hoiab selga sirgu tänapäeval? Väga vähesed. Ma olen nii palju hakanud ringi käima niimoodi, et ma vaatan tänavapilti. See on täiesti ulme, mis seal on nagu. Jälle uks käis. See on tuuletõmme. Nüüd on tuuletõmme. Kindlasti on tuuletõmme. Et see tänavapilt, mis ma igas linnas, kuhu ma satun, kõvasti linnasid muidugi, Tartu, Tallinna vahet siiberdan, Paide ka. Ja vaatan kogu aeg ringi ja uurin. Vahel ma lähen kohe konkreetse teemaga niimoodi, et ma vaatan. Ja ma olen uurinud ka seda, kuidas inimestel ei olegi selgroogu. Et me
istume küürus, me seisame küürus, me kõnnime küürus. Kas te teate, et viimati inimene tegelikult kõndis küürus ringi, siis kui me kandsime liigi nimetust neandertaallane? Kas me hakkame tõesti sinna tagasi minema või? Meil on nagu taandareng siis ju. Isegi see homo sapiens sealt vahepealt teeb ära. Et nagu päriselt. Mida me teeme inimestena endaga? Mida me teeme? Kuhu me laseme ennast kukkuda? Sest meil on nii palju uusi põlvkondi praegu peale juba tulnud. Et me tahame mingit moraali ja me tahame mingisugust tugevat isiksust ja me tahame selliseid asju. Neid ei ole enam. Sest me ei oskagi neid enam kasvatada. Mingist hetkest kuskilt on midagi nii väga pekki läinud. Et me ajame taga inimkonnana seda, et me austaksime üksteist ja arvestaksime üksteisega ja suhtuksime empaatiliselt üksteisesse ja sellised asjad on ju. Aga seda ei ole ju enam mitu põlvkonda. Väga mitu põlvkonda. Ja teate miks? Sest see ongi kadunud. Seda ei oska enam keegi kasvatada. Seda ei oska enam reaalselt, seda ei oska enam keegi kasvatada, sest seda ammu enam ei ole. Me oskame edasi anda ainult seda, mida me oleme ise kogenud ju. Ja mida me praegu oma lastega oleme... Mida need need, kes on praegu peale tulnud, mida nad oma lastega teinud on. Meil ongi selg rootud. Meil ongi isiksuseta inimesed. Ja kasvab peale veel hullemaid. Kasvab peale põlvkond lödisid. Juba mitmeid põlvkondi on meil lödisid ja aina lödimaks minnakse. Vahepeal oli mingisugune mulje või tunne või aimdus, et midagi kuskilt hakkab vist ikka muutuma. Aga mitte midagi ei ole muutunud. Kui inimene enam püsti seistes, loomulikus keha asendis, püsti seistes, ei suuda sirge seljaga seista, vaid ta on niimoodi, siis millest me räägime? Me ahvistume, me loomastume, sellepärast, et meil, kui inimene jääb õpetamata, kui laps jääb õpetamata, siis ta hakkab ju, instinktid on ikkagi alles meil, on ju. Siis ta hakkabki instinktide ajal ju ringi ajama. See ei ole see selgroog, mida meil vaja on. Ja see tulevadki need lödid, kes arvavad, et kes arvavad, et päike käib ümber nende valud ja traumad on maailma kõige tähtsamad. Kõik peavad arvestama ainult nendega, sest neil on nii kohutavalt valus. Neil ei ole keegi julgenud öelda, et nad teevad midagi valesti. Need lapsed on kõik üles kasvanud juba mitmed viimased põlvkonnad niimoodi, et nad ongi reaalselt ära hellitatud. Mina olen ka ära hellitatud. Ma olen nii fucking ära hellitatud. Ma olen kohutavalt ära hellitatud laps. Aga mul pandi piir sellele. Ikkagi. Mind hellitati ja tohutult hellitati. Ma sain kõik, mis ma tahtsin. Kõik. Ma nõudsin, ma trampisin jalgu. Ja ma sain, mis ma tahtsin. Ma olin see laps, kes ma tahan. Ja ma väga kaua olingi niimoodi, ma tahan. Ja ma pean saama, kui ma tahan. Ja sellele pandi piir. Tänapäeval ei pane mitte keegi sellistele lastele mitte ühtegi piiri. Nad jäävadki saama, mis nad tahavad. Sest nad ei õpi mitte kunagi, et on variant, et sa ei saa. Et see on ka võimalus. Ja trambi, kui tahad. Trambi mölla, jumala eest. Mida iganes, sa ei saa seda asja. Mitte keegi kasvata selliseid lapsi enam. Okei, vähesed kasvatavad selliseid lapsi.
Aga see on väga oluline nüanss lapse kasvatamise juures. Jah, sa tahad oma lapsele parimat. Sa tahad tema pärast kõike, sa tahad, et tal hea oleks, sa tahad talle võimaldada kõike. Aga ma ütlen sulle, et võimalda talle kõike enda kohaloluga. See on see ainus kõik, mida lapsel vaja on. Ta ei pea saama kogu aeg kõike, mis ta tahab. Kui sellele piiri ei panda, siis kasvavad üles sellised inimesed, kes mõtlevad, et kui nad löövad korra varba ära, see on maailma lõpp. Ja kõik peavad arvestama sellega, et mul on nii valus. Ja siis saate aru, põhiline on see, et see varba valus ja lihtsalt see ära löömine, see ei kaogi ära. Sest see varvas valutab ta veel järgmine nädal. Ja veel 6 aja pärast. Pool aasta pärast ta võib-olla korraks unustab ise selle ära. Aga nii, kui keegi ütleb talle halva sõna, siis mu väike varvas sai pool aastat tagasi nii haiget. Ja mul on ikka veel nii valus, sest ma sain trauma sellest. Ja ma pean terve elu tervenema sellest. Ma pean üle saama. Ma ei ole ikka veel üle saanud. See on ikka veel nii valus, ma ei ole ikka veel üle saanud. See hakkama saamine, see selgroog, millest ma tahan rääkida. Millest ma üritan rääkida, aga ma kuidagi lähen väga julmaks ikkagi. On see, et sa ei lepi sellega, et sul on valus. Sa tahad näha rohkem sellest maailmast, kui ainult oma pisikene kast, kus sa istud, kus on ainult valus. Ära taha ainult seda. See ei ole see viis, mismoodi sa tähelepanu saad. Kõigil inimestel on tähelepanu vajadus. Me kõik teeme kõiki asju põhimõtteliselt tähelepanu vajaduse pärast, sest inimene on karjaloom. Meil on vaja tähelepanu. Jah, meile meeldib kangesti üksi olla, siis kui me õpime selle asja selgeks, et endaga on päris tore olla. Siis me ainult üksi tahamegi olla. Aga tegelikult on fakt see, et me oleme karjaloom. Sul peab olema nii piisavalt palju selgroogu, et kui sa tunned, et sa tahad üksi olla, siis sul on seda selgroogu, et sa ütled, et ei, ma ei taha praegu tähelepanu. Ma valin olla üksi ja see on okei. Ükskõik, mis teised sellest arvavad. See on see vajalik isekus. See on iseendast hoolimise isekus. Sel hetkel, kui me hakkame endast hoolimise isekusega sõitma teistest üle, sel hetkel on see juba ülbus. Ja siis see ei ole enam tervislik. See ei ole selgroog. See ei ole see selgroog, mida sul vaja on. Sel hetkel, kui sa hakkad oma valu ja oma trauma sees niimoodi mõnusalt marineerima, et sa ei tahagi sealt välja tulla. Ma olen jumala kindel tegelikult, et mingil hetkel hakkab inimene aru saama, et tal tegelikult ei ole enam päriselt valus, vaid see on tähelepanu vajadus. Talle lihtsalt meeldib see. Ja talle meeldib see nii väga, et hakkab endale rääkima lugusid selle kohta. Et veenda ennast, et tal on ikka veel valus. Sest tänu sellele, et me oleme karjaloome, me tahame kangesti kuuluda kuskile ja olla üks osa kellestki või massist. Tänu sellele me oleme nõus pikendama ise enda valu. Et ikka veel kuuluda. Ikka veel saada seda, mis me just saime seda tähelepanu, sellepärast, et meil oli valus. Me unustame ära, et see ei ole see tähelepanu. See ei ole hea tähelepanu tegelikult ju. See on haletsus. See on kaastunne. See on see tunne, mida inimesed ei jaksa anda igavesti. See muutub mingil hetkel tülpimuseks, vastikuks kohustuseks ja siis hakkab toimuma siukene mäng, kus tähelepanu vajaja manipuleerib. Tal on ikka veel nii valus ja siis ta läheb nii ohvrisse, et ma ei saa, ta üldse ei hooli minust. Aga teine on hoolinud ennast juba nii ribadeks, et ta ei jaksa enam hoolida, sellepärast, et see kraan, see jookseb ka kuivale. Ta ei jaksa enam.
Anna ruumi talle. Inimene jaksab hoolida kellestki elu lõpuni, kui tal on vahepeal enda jaoks ruumi. Ja et seda ruumi saada, on meil vaja jällegi selgroogu. Et öelda, et ma saan aru, sul on valus. Ma saan aru, aga ma ei jõua enam. Ma ei jaksa praegult. Lase ma natukene olla. Lase ma olla. Me peame hakkama märkama neid ohvreid, kes tirivad meid endaga kaasa ohvrisse. Sest see on päris asi. Kui sa hoolitsed kellegi eest ülikaua ja mingil hetkel sa avastad, et sa pead tuletama meelde endale, et ma ju armastan teda. Need on täpselt, kusjuures ongi täpselt nagu päriselt sellised mõtted hakkavad pähe tulema, et ma ei viitsi, ma ei jaksa enam, miks ma teen seda, miks nagu? Ma tegelikult tahaks hoopis seal olla. Sel hetkel sa pead väga tõsiselt järgi mõtlema. Esiteks, miks sa veel seal oled? Miks sa enda piiri paika ei pane? Ja kas tal päriselt ka ikka veel on vaja mind? Või ta lihtsalt kasutab ära seda? Sest need kaks aspekti toimivad väga hästi koos, kuni mõlemad seda rolli mängivad. Kui üks neist kaob. Isegi ohver on võimeline sellest asjast välja tulema ja ütleme enda hoolitsejale, et kuule, nagu, give me a break, no. Ma olen juba terve tegelikult. Mul ei ole vaja enam seda hoolitsust, anna mulle ruumi. Mõlemad võivad üle pingutada. Mõlemal on vaja mingil hetkel kasvatada see selgroog ja öelda, et kuule, tegelikult mulle aitab. Mul on kõik. Ma ei talu seda enam. Mul on kõik okei nüüd. Aitäh. Ja see siin, see hoolitseja, päästja tegelikult siis. Ta ei võta seda isiklikult. Ei, sind ei visatud minema. Ei, see ei ole niimoodi, et tal ei ole sind enam üldse vaja. Lihtsalt see hetk on nüüd läbi. Tegid easy. Enam ei ole vaja üle pingutada. Lase ta olla. Lase ta nüüd olla. Sest tal on selgroog. Ta hoiab ise ennast püsti. Ta püsib ise püsti. Sul ei ole vaja teda hoida enam. On ju? Las tal olla. Las ta olla. Mõtlen praegult. Mina olen hästi palju viimase 10 aasta jooksul umbes midagi taolist, sutsu vähem võib-olla isegi tegelikult. Võtnud endale neid sekundeid, kui mis sekundeid? Tunde. Tegelikult päris pikkasid perioode, kus ma isoleeringi ennast ära ühiskonnast, et ise üksinda mingisugused asjad läbi töötada. Ja ma teen seda sellisest kohast, sellise teadlikkusega, et ma ei tunne, et mind on maha jäetud, mind on üksi jäetud või et keegi ei hooli minust, mul ei teki selliseid mõtteid. Ma olen sellises kohas endaga, kus ma mõtlen, et esiteks sel hetkel ma näen ära, kes minust tegelikult hoolib. Ma tunnen selle ära. Ja see on ka väga huvitav asi, mida ära tunda. Sellepärast, et inimesed annavad sulle ruumi, kui nad teavad, et sa lähed isoleerid ennast ära mingi põhjusega, sul on seda vaja, nad austavad seda. Ja siis on need inimesed, kes kasutavad seda kui võimalust ära põgeneda, ära kadudagi, sest nad ei hoolinud tegelikult. See ei ole see ruumi andmine hoolimise koha pealt, et okei, ma ei torgi sind praegult. Aga see on reaalne võimaluse kasutamine sinu elust ära kaduda. Siis kui sellest oma üksinduse kohast jälle välja tulla, siis on hästi oluline seal juures hakata vaikselt tagasi tulema. Ilma suure selleta.
ma nüüd tulin, jee, ma olen nüüd chill, ma olen nüüd olemas jälle, kõik davai, tulge nüüd tagasi, ma olen nüüd valmis, onju. Ära tee nii. Miks sa teed nii? Seda ei ole üldse vaja. See ei ole see. Ma tean, et hästi paljud teevad niimoodi. Aga tegelikult see ei ole see. Sa osalt tekitad inimestes sellise efekti, et holy crap, ma pean jälle temaga tegelema hakkama. Ma nii soovitan inimestel võtta neid sekundeid, kus nad lihtsalt ongi üksi. Nii, et nad ei lähe suure pauguga välja, et see ei käi ka niimoodi, et ma nüüd võtan endale nädala aega, ma olen jumala ihu üksi, issand jumal kui chill, mis ma kõik teen, millised mu plaanid on, kõik siukene, ma ei tea, teen eraldi podcasti sellest, kuidas ma nüüd võtan ennast jumala üksikuna, onju. Ja siis samal ajal, kui ma seal üksi olen nädala aega kuskil, siis ma teen kuradi, vabandust, teen sellest videosid, kuidas ma siis olin ja mis ma kõik mõtlesin ja kuidas ma seal sellised, see ei ole see. See on tähelepanu vajadus. See ei ole see töö iseendaga. Ja sul ei ole vaja nädalat. Proovi nädalavahetus. Proovi üks päev. Muidugi absoluutselt, mida pikem periood, seda tõhusam see tegelikult on. Aga vaata, kui sa oled kogu aeg inimestega koos, kogu aeg tähelepanu keskpunktis, siis sa tahes-tahtmata hakkad seda mingil momendil ära kasutama, sest sulle meeldib see ju. Vaata, kui palju sa suudad olla üksi ja vaata, kas sa suudad seda teha niimoodi, et sa ei ütle kellegile, et sa lihtsalt kaod. Sa lihtsalt jäädki, sa lihtsalt üks hommik ärkad üles näiteks ja valid, et sa täna hommikul ei vasta mitte kellegi kirjale. Võib-olla maksimum tõesti nii palju, et kui keegi küsib, et kuule, et sa terve päev otsa kadunud on, et kas kõik on okei, vaata, et jah, on küll, ma olen praegu iseendaga. Et minuga on kõik korras, ära muretse, ma lihtsalt mõtlen või no lihtsalt olen. Ma olen lihtsalt iseendaga. Sa ei pea mitte midagi rohkem seletama, sa ei ole võlgu kellegile mitte mingisugust seletust. Inimesed seletavad üle, põhjendavad üle. Tegelikult seda ei ole üldse vaja. Sel hetkel, kui sa hakkad niimoodi üle põhjendama või üle seletama asju, siis märka seda, kas teine küsis üldse. Sest tihti ta ei küsinud, sa lihtsalt seletad. Ja see on ka üks osa tähelepanu vajadusest. Mida pikemalt sa seletad seda, kuidas sa nüüd hakkad üksi olema ja bla, seda kindlamalt sa tegelikult ei taha, ei julge üksi olla. Sest sa eeldad, et inimesed mõtlevad kogu aeg sinu peale, siis sa ei ole üksi. Päris üksi sa oled siis, kui sa tead, et inimesed mitte keegi isegi ei mõtle su peale pingsalt kogu aeg. Kui sul ongi see üksindus, et sa tunned, et kõik toimetavad oma asjadega edasi rahulikult ja nad ongi valmis reaalselt selleks, et kui sa tagasi tuled, siis sa ise võtad nendega ühendust. Ja ka jumalast okei on see, kui ei võta. See on see üksindus. See on see iseendaga olemine. See on see selgroog. See on see selgroog, mis aitab sind välja ükskõik millest. See on see selgroog, millega mina olen välja tulnud kõigest. See on see selgroog, mida sul vaja on. Osalt on see selgroog, mis ei hakka nutma või karjuma või jalgu trampima, kui sa avastad, et sa tõepoolest ei lähegi inimestele korda. Sa tõepoolest ei lähegi. Väga hea, sa said teada, kes sinust ei hooli. Mis seal halba on? Mida sa trambid selle pärast? Jumal tänatud. Saad enda kohal paar tühja kohta. Vaata, kuidas õhk hakkab liikuma. Järsku on väga värske olla, ma ütleks. Tuuletõmme võib tekkida isegi. Ole seal siis. Kui hakkab külm, võtta tekki ümber. Ei ole vaja teisi inimesi ümber.
see on see selgroog, millega sa tuled välja. Sa ei ole haletsusest üksi. Ja kui sa oled üksi, siis sa oled seal, sa tegeled sellega. Sa oled seal mõnusalt. Sa ei haletse. See on see selgroog, mida sul on vaja, et oma traumadega hakkama saada. Sest sa ei unusta neid ära niikuinii mitte kunagi. Selles mõttes sa ei saa üle. Ikka tulevad mingisugused need triggerhetked ja ikka tulevad mingid asjad, mis tuletavad meelde midagi, mis sinuga juhtus. Ja ikka tuleb see mõte jälle pähe. Mul on mingisugustest olukordadest oota, kui vana ma olen üldse? Okei, ütleme, et mingisugustest olukordadest on mul ka 30 aastat möödas. Ja nad tulevad ikka meelde mingil hetkel. Nii et kui sa praegu oled kuskil, ma ei tea, 16, 17, 18, 28 ja mõtled, et issand jumal, terve elu jääbki selle peale mõtlema. Jaa, jäädki! Lihtsalt see, mis moodi sa mõtled selle peale, see muutub. See on see selgroog. Et sul ei kuku enam, sa ei kuku enam perse, kui sa mõtled jälle selle asja peale või kui see meelde tuleb. Ja see kehtib tegelikult ükskõik mis kogemuse juurde. Ma tean, sest mul on ükskõik mis kogemus. See ei ole see, et sul on endast ükskõik. Jah, ma pool elu olen naeratanud sellepärast, et mul on see mask olnud peas, kus ma isegi ei näita välja või ei räägi, mis ma tegelikult kogenud olen või kui valgus mul tegelikult on. Aga see ei ole ka see, et ma iseenda sees ignoreerin seda. Iseenda sees ma ikka ju tegelen sellega. Aga ma ei tegele sellega selle külje alt, et ma küsin haletsust või jään kinni sinna. Elu läheb ikka edasi. Mul on olnud päris mitu sellist olukorda, kus ma lihtsalt valingi, mitte valin, aga ma tean, et ma ei saa lubada endale seda, et ma jään kinni sinna, sellepärast mul on lapsed. Nendel on ju ema vaja. Mis on sinu motivatsioon hoida selgroogu? Või siis kasvatada endale lüli haaval see selgroog tagasi. Täpselt nii pikaks ja täpselt nii tugevaks, kui sul teda vaja on. Sest sul on kõik võimalused olemas seda teha. Mitte midagi ei takista sind. Mitte miski ei takista sind. Sa seisad ikka veel püsti pärast mingisugust väga meeletut valusat kogemust. Tegelikult sa püsid ikka veel püsti. Ja see on see tugevus. See on see, mis näitab, kui tugev sa oled. Selles mõttes, et siin maailmas on nii palju seda, mis sul jääb nägemata, siis kui sa valid pikali olla. On küll valus jaa. Aga jah, ma saan täitsa aru tegelikult. Mingitel hetkedel ikkagi on ikka nii valus, et sa ei tahagi püsti tõusta enam. Ja sulle reaalselt tundubki, et mitte midagi ei motiveeri enam. Mitte midagi. Need on need hetked, kus sa tegelikult võiksid, kui sa leia motivatsiooni, kui sa tunned, et sa leia motivatsiooni enam mitte millestki, siis tee seda kellegi teise pärast. Ja leia sealt enda motivatsioon. On küll valus, on küll raske. Tee seda kellegi teise pärast. Ükskõik kelle pärast siis. Kui su lapsi ei ole, võta vanemad. Kui vanemaid ka ei ole, võta sõbranna. Võta midagigi. Ja hakkadki, või hakkad seda tegema selle ühe linnu pärast, keda sa iga hommik õues kuuled. Kui sul ei ole iga hommik õues seda lindu seal, siis mine otsi see lind endale. Sa pead ise tekitama endale selles mõttes selle, sa pead sundima ennast alguses selleks motivatsiooniks, sellest valust välja tulla. Ja peadki sundima. Ja see ongi fucking raske. Sest et ega mul on ka olnud selliseid sekundeid, kus ma ei ütle, et ma olen nüüd kogu aeg niimoodi, et jaa, issand jumal, mul, ma ei tea, tehti nii minuga või ma ei tea, mida iganes on ja siis ma lihtsalt järgmine päev kõnnin kohe ringi, sest mul on see kroog.
päris nii see ka ei ole. On olnud sekundeid, kus ma peangi sundima ennast püsti tõusma, sest mul ei olegi teist valikut. Minu motivatsioon on olnud lapsed. Sest neil on meid vaja. Selles mõttes jumal tänatud, et ma nii noored lapsed sain. Sest ma tean, et kui mul neid ei oleks, siis ma ei tea, kas mul oleks teine motivatsioon. Võttes arvesse, et ma tegelikult suutsin ennast püsti hoida ja asjadega hakkama saada juba enne seda, kui mul lapsed olid. Nii et võib-olla. Aga fakt on see, et me tegelikult ei tea. Tegelikult ei tea. Ma tean seda, et kui ma sain lapse, siis see oli minu elu kannapööre. Ma lõpetasin nii mõnegi asja ära. Mis ma siis tegin, mis tegelikult ei olnud väga lapsesõbralik. Aga alati on motivatsioon, alati on midagi, mis saab tekitada selle motivatsiooni. Ja jah, alguses on vaja sundida ennast. Inimene on selles mõttes tore, et me peamegi alguses vahepeal sundima ennast millegi enda jaoks kasulikuga tegelema hakkama. Ma toon siia sellise põneva võrdluse. Et kui sa avastad, et sa oledki lödi, sa oled paks, sa oled rasvane, sulle ei mahu su riided enam selga ja siis sa mõtled, et ma pean hakkama trenni tegema, issand jumal, ma pean võtma selle mingisuguse toitumiskava, ma pean hakkama seda tegema. Issand, kus ma ei taha, ma ei viitsi. Ja siis isegi, kui sul alguses on mingisugune motivatsioon, on ju, sa hakkad suure, yes! Ja siis sa jalutad mingil momendil, ma ei tea, või keegi ütleb sulle mingi halva sõna ja sa jälle lähed nagu, fuck. Kurat, ma ikka ei jaksa, Või siis käid jõusaalis. Hullu entusiasmiga lähed sinna. Ja pingutad loomulikult täiega üle. Järgmised 2-3 päeva sul on lihased sellised, et on ju. Ja sa ei taha mitte kunagi enam jõusaali tagasi minna. Aga sa võtad endale selle teadmise ligi, et see tegelikult on sulle kasulik. Ja sa pead seda tegema. Sa tahad, sa pead, sest sul on eesmärk. Tegelikult võiks ikkagi saada ütleme, et rannavormi, on ju. Tegelikult ma ei taha oma garderoobi sisu välja vahetada. Minu motivatsioon riietega või see kaaluga asjaga seoses ongi see, et ma ei viitsi oma garderoobi välja vahetada. Riided on nii kallid. See on jõhker lihtsalt. Et see võrdlus sobib siia tegelikult väga hästi. Sa pead seal ka ju sundima ennast alguses. Sa pead seal ka leidma mingisuguse ma ei tea, mis asjana. Aga siis, kui tulemused tulema hakkavad, mis võtab ka aega, pool aastat, midagi sellist, aga sa hakkad tulemust nägema. Ja siis sa tahad ise seal käia. Sest sa avastad, et kurat, tegelikult ma tunnen ennast päris hästi ju. Või siis sa avastad, et ma jaksan seda rohkem teha või toda rohkem teha või siis midagi tehes, aga mul ei valutagi enam siit näiteks. Ma jaksan rohkem kõndida või ma jaksan rohkem kotte tassida poest koju või mida iganes, vaata, sa jaksad rohkem teha. Ja see motiveerib sind edasi tegema. Ja nende traumade ja valudega pikali jäämine, see on alguses samamoodi tegelikult. Sa pead osad sundima lihtsalt välja tulema. Ja tulevad tagasilangused, kus sulle tundub, et ma ei tea, see asi ei ole ikka minu jaoks, ma ikka ei taha ja ma ikka ei jaksa ja see on ikkagi nii valus ja ma ikkagi ei saa üle, on ju. Aga ikkagi aja ennast püsti. Sest mingil hetkel, jah, see võtab aega. Aga mingil hetkel sa hakkad nägema tulemust. Sa hakkad märkama tulemust. Ja see tulemus, mida sa märkama hakkad, see juba ise motiveerib sind edasi rohkem tegema. See on fakt.
see on nii tore, et ma olen praegu üle tunni aja rääkinud. Ja ma tegelikult isegi päris kindel ei ole, kas ma selle selgroo pointi nüüd panin siia. Äkki panin. Need on minu need... Keegi hiljuti ütles mulle, et mulle vist ikka meeldib rääkida. Loenguid pidada. Ma mäletan, kes see oli. Ma tean, miks. Ma tean, kuhu ta seda mulle ütles. Ära arva, et ma ei tea. Ma spetsiaalselt ei ütle, ma ütlen niimoodi hästi laialt. Aga jaa, mulle väga meeldib rääkida. Väga meeldib rääkida. Sest ma tean, et ma annan edasi enda mingisugust kogemust, mida ma juba nüüd olen kogenud. Ma olen 41 aastat vana. Ma arvan, et mul on... Ma ammu juba pean hakkama, Okei, ma nüüd peangi hakkama tegelema sellega, et ma annan oma kogemust edasi. Ammu enam ei saa öelda sellepärast, et mul ei ole piisavalt teadmiseid siis. See on huvitav, kuidas 20-ndates inimesed jagavad oma mingisuguseid suuri elukogemusi, kui nad pole tegelikult elama hakandki veel. Sul võib olla meeletu teadmiste pagas, aga sul ei ole elukogemust ja see on see väärtus seal juures. See lisab sellele iile, mis sa oled õppinud, selle täpi peale. Enda kogemustega ma saan nii palju anda väärtust või nii palju tuge, kuidas välja tulla. See ongi see üks osa minu sellest missioonist, mis mul siin ilmas on. Õpetada selgroogu näiteks. Andma tööriistasid, mismoodi olla tugev. Ja kuidas ikka olla tugev. Ja vastata sellele küsimusele, et mis minu käest siis kunagi küsiti, et kuidas ma jaksan naeratada, kuidas see võimalik on. Pärast kõike seda. Ja ma olin 17 oli vist jah, kui minu käest niimoodi küsiti. Esimest korda. Ei, kusjuures see oli ka ainukene kord, kui keegi minu käest niimoodi küsis. See inimene tänaseks on surnud. Ta umbes siis seal vanuse ringis tegelikult surigi ära. Ja ta oli ainus inimene, kes minu käest küsis üldse niimoodi. Kuidas ma jaksan? Kuidas ma ikka veel jaksan? Ja ma ei mõelnudki tol hetkel selle peale rohkem. Mulle lihtsalt, mina ei tea. Lihtsalt jaksan. Aga see küsimus on minuga kaasas käinud kogu aeg. Ja pärast igat sekundit, mis mul on toimunud, mis tegelikult on eskaleerunud veel sellest kordades. Mul on väga palju kogemusi. Ja põhimõtteliselt ma olen iga kord siis küsinud jälle enda käest seda sama küsimust, et mismoodi ma jaksan, kus see tuleb? Ma olen väga hea coach. Väga julm coach. Ja mitte julm selles mõttes, et ma kamandan ja käsin. Küll aga ma ütlen päris otse teinekord, et kuule, lihtsalt nagu lõpeta ära. Miks sa teed endaga nii? Nagu, seda ei ole vaja. Või siis juhin su tähelepanu väga otse sellele faktile, et tegelikult sul ei ole häda mitte midagi, tegelikult sul on tähelepanu vajadus. Kas sa nii pidi oled mõelnud? Ja siis kohe edasi, et see, et kus see tuleb, bla. Võib-olla ma teen seda enda meelest julmalt ainult. See võib ka olla tegelikult. Kuigi mul on olnud inimesi, kes solvuvad minu peale pärast minu seanssi. Ja paar päeva on solvunud ja siis kirjutavad mulle, et kuule, tegelikult ma mõtlesin siin selle peale, et tegelikult on jumala hea, et sa mulle niimoodi ütlesid, et tegelikult sa andis päris palju juurde. Ja siis ma olen, okei. Palun, teine kordki. Need on need hetked. Ma olen ka nii palju olnud solvunud siis, kui mõni inimene ütleb mulle midagi sitasti. Ja ma olen väga palju olnud solvunud selle peale, kui mõni minu mentoritest või õpetajatest ütleb mulle, et kuule, Plika, päriselt nagu cut it off. Miks nagu? Lõpeta ära. Et see ei viisi mitte kuskil edasi, vaata. Ja ma olen ka olnud solvunud mingitel sekunditel.
pikalt. Nii et jaa, ma olen ikkagi ka inimene. Ja siis ma olen kohe järgi mõelnud ka, et nagu okei, solvusin. Tegelikult ta ütles õigesti ju. Ma solvusingi reaalselt selle peale, et tegelikult ta ütles õigesti ja ma ei tahtnud seda kuulda lihtsalt. Ja siis pärast ma olen tänulik. Jumal tänatud, et ta ütles. Keegi pidi selle välja ütlema ju. Ise ma endale seda välja ei ütleks ju. Me oleme ise endale kõige paremad valetajad üldse. Me valetame kõikidele teistele ka väga hästi. Aga me valetame endale veel paremini. See ei ole selgroog. See on selgroo ignoreerimine. Jaa, ma vist pean ära lõpetama video, sest ma tean, et ma võin jäädagi rääkima. Ma tahan hakata, ma päriselt tahan, tegelikult ma juba aastaid mõtlen selle peale, et ma tegelikult tahaks nii väga hakata siukseid nagu vestlusringe korraldama, kus ongi lihtsalt mitte konkreetse teemaga, aga lihtsalt, kus ma vastan küsimustele. Lihtsalt vastan küsimustele. Sest mul on vastuseid päris palju tekkinud. Ja vahel on need nii lihtsad ja nii elust enesest vastused mõnele küsimusele, et inimene ise ka kuulab vastust ja mõtleb, et täitsa pekkis, kuidas ma ise selle peale ei tulnud? Nii lihtne. Et ma siis võtan kätte ja ma mingi moment tegelikult teeks ära siis. Kui sa tahad teada minu kogemustest või minu mingisugustest tööriistadest või nippidest, kuidas midagi vaadata, kuidas mingile asjale läheneda. Et jah, täitsa võiks. Ma peaks. Sest seda on vaja. Ja raamatut ma kirjutan ka edasi, sest ma tunnen, et see on ikkagi ka vajalik. Ma tegelikult hakkasin seda raamatut kirjutama vist äkki juba nüüd 10 aastat tagasi. Aga see jäi mul toppama. Sest ma mingil hetkel hakkasin arvama, et see tegelikult vahet ei ole, et see on siukene absurd seal koos, et mitte keegi ei usuks niikuinii, et see võib ühe inimese elu olla. Aga jaa, sel hetkel, kui ma nüüd siin hiljuti avastasin, et tegelikult ma ei kirjutagi raamatut lihtsalt, ma kirjutan õppematerjali, siis mul tuli tagasi see motivatsioon, sellepärast ma olengi seda kõike teinud, kogenud. Sellepärast see kõik ongi mulle antud. Esiteks ma saan hakkama sellega, ma tulen välja sellest. Ja ma saan edasi anda seda, mismoodi ma sealt välja tulin. Mul ongi vaja kõiki neid kogemusi. Sellepärast meid ongi siia vaja. Mul ongi see väärtus, mida anda. Päris hea. Teed kõik see valu, kõik see fucking jama ongi tegelikult seda väärt olnud. Ma saan seda kõik edasi anda ju. Uskumatu, et mingisugused asjad võivad olla väärtuslikud tegelikult. Täiesti õige. Aga jah. See ongi see. Sellepärast mul ongi see selgroog, et ma saaksin õpetada sulle seda selgroogu. Õpetada, kuidas taastada see selgroog, kuidas ta kasvatada endale, kui sul seda ei ole. Sellepärast mul ongi selgroog. Ja ma nii olen valmis seda sulle edasi andma. Täiega. Nii et vaatame, mis loom hakkab. Äkki keegi, kes kuuleb seda, tal on juba endal tekib mingisugune asi või mingi visioon, et
sa võiksid tulla siia rääkima. Ma ei tea, sellepärast, et ma ei tea, mismoodi ma seda hakkan tegema. Ma lihtsalt mõnes mõttes praegu viskan selle asja siia üles, sest ma olen valmis, ma tahan. Mul on mida anda. Mul on väga palju mida anda edasi. Ja äkki keegi korjab selle üles, sest et ma natukene ei kujuta ette, mismoodi ma seda tegema hakkan. Nii et ma olen valmis ja ma ootan huviga. Ja aitäh sulle, kui sa jaksasid selle asja kõik siin lõpuni kuulata. Ja ma loodan, et sa said siit midagi enda jaoks ikkagi, sest tegelikult oli jutt jälle päris laiali. Sa võid mulle kommentaarides märku anda või reageeri reaktsiooniga kas või kirjuta mulle privaatselt, mida sa said siit või kas sa midagi said või kui midagi ei lahtiseks, ma vastan jumala hea meelega küsimusele või küsimustele. Ja veel parema meelega ma lihtsalt teengi niimoodi, et ma korjan kõik, kes tahavad küsida küsimusi kokku. Ja ma vastan koos teie küsimustele. Ringis kuskil. Aga jah, aitäh sulle. Ilusat päeva. Okei. Lähen tõin uue kohvi endale. Oli äge rääkida üle pika aja. Tšau. Üks asi veel. Kui keegi ei ole sulle veel siiamaani öelnud seda, sa saad hakkama. Sest sul on selgroog, tegelikult. Tõusu püsti. Sest sa saad hakkama. Ja see on seda väärt. Usu meid, ma tean. Okei. Tšau.